tere, Anna! Tšau Alanjast! Tervist! Et alustame oma väikese sellise briifinguga, infotunniga ja oleme siis võtnud Türgist otseühenduse Annaga, kes siis elab ja töötab Türgis ja siis teisel pool lauda istuvad Kõõraväli inimesed, mina Liisu ja mina Age. Ja siis meil on üle veebi veel kõik meie kolleegid ja meid kõiki huvitab siis, kuidas on olukord Türgis kohapeal. Et Anna jopest me näeme, et soe veel ei ole, aga see kohe varsti muutub vist. Et Anna, kuidas tunne on? Kas on väga jahe seal või? Tead, ilm on nii heitlik, et eile oli 23 kraadi ja juba täitsa selline mõnus ja väikese käes võib 25 olla. Aga täna nagu tõmbas pilve natuke jahedam tuul on, et ta on nii ja naa, ütleme, kui on suve, siis sa võid täitsa vabalt päevitada ja ujuma minna. Aga täna on lihtsalt eks ta on heitlik ka veel, et märtsikuu. Jah, märtsikuus, eks ju, see ongi üsna tavaline, et võib olla tuuline, aga see varsti kõik muutub. Mis see stabiliseerub ja jääb päikseline ja soe ilm püsima? Ma pakun, et aprilli keskpaik, siis ta hakkab juba nagu rohkem stabiliseeruma, aga eks eestlaste jaoks on ta ikkagi soe, et ta minu jaoks on ta jahe. Aga ma arvan, et kui tuled nagu Põhjamaalt, siis on juba, ütleme, hetkel on 20 kraadi näitas autos. Aga rannas selline jahedam tuul. See on täitsa nagu Eesti selline mai-juuni. Okei, peale sinu on keegi veel rannas või? Kuidas sul tundub praegu? Inimesed mängivad võrkpalli ja ei ole väga palju turiste. Ei ole. Jahe on nagu, inimesed jalutavad küll, aga rannas nagu keegi otseselt ei ole. Kuule, aga siis räägimegi sellest, et kuidas kohalikud inimesed valmistuvad nagu hooaja alguseks ja turistide tulemiseks. No, ma ei tea, palju te siin näete, aga meie valmistume ka. Ongi, kusjuures ma panin tähele juba eile hommikul ja täna hommikul, et näiteks kui sa sõidad linnas ringi, et kõik selline talvetormi, katkised puuoksad, võsad, kõik seda trimmitakse, puhastatakse, istutakse uusi lilli. Inimesed siis kas remondivad või ehitavad midagi juurde oma äridele, et täishoos on praegu kõigil, kes on vähegi seotud suvetööga, et kõik juba valmistuvad. Päris varakult see aasta alustati juba veebruari keskpaigas. Anna, lisad, mis äriga teie pere tegeleb? No, meil on mitu äri. Hetkel olen mina siis rannas. Meil on veesport, Kleopatra rannas ja et veesporti avada, selleks läheb päris palju aega kõike seda uuesti käima lükata just mehaaniliselt poolt, et see võtab aega ja ma pakun, et maksimum 2 nädalat ja siis alustame juba tööd. Kui ilm lubab. Kuule, aga siis ma saan aru, et selleks ajaks, kui hooaeg algab, olete kõik ilusasti seal valmis ja hotellid on valmis. Aga mis seisus need hotellid üldse praegu on? Et kas seoses, nagu me kõik teame, see tohutu tragöödia, mis selle maavärinaga seoses olid, eks ju, siis neid inimesi sealt transporditi siis eemale ja täideti hotelle kannatanutega ja lisaks sellele on sõjapõgenikke Euroopas. Et räägi sinu teadmise järgi, kuidas praegu hotellid siis töötavad ja kui palju seal on siis üldse ruumi turistidele? No siis, kui see maavärin toimus, Antalya piirkonda toodi ligikaudu 100 000 inimest. 50 000 oli Alanya piirkonnas. Me ei räägi kesklinnast, vaid me räägime ka Alanyast väljaspool hotellidest. Esimene selline piirang, mis lubati nagu inimestele olla, oli 1. märts. Siia-sinna 10 päeva. Et nüüdseks on kõik hotellid juba
tühjad, nad on juba tegelikult avatud klientidele. Eile oli siis Novruse püha, mis on just araabia keelt kõnelevate inimeste seas väga populaarne püha, et tullakse Alanyasse. Et jah, et enamik hotelle on juba avatud, töötavad, võtavad inimesi vastu. Et elu läheb edasi nii, nagu ta oli ja inimesed, kes said kannatada maavärinas, minu teada on sellest 50 000 jäänud kuskil 5–6 000 inimest siia, aga need on ka siis kas oma peredega, kellel on pered, sõbrad ja neile aktiivselt nagu otsitakse uusi elamisi, et kas siis nagu väljaspool Alanyat ja lähemal sellele piirkonnale, kus nad enne elasid. Et siin on jah, neid ei ole enam väga palju jäänud. Et see ei puuduta nagu kõiki hotelle kindlasti mitte, et kui siis mõned üksikud hotellid on veel nagu... Ei ole enam isegi ka üksikud hotelli. Ei ole ka üksikuid hotelli, nad on kõik juba hotellidest välja kolinud nii-öelda. Ikkagi siis see ranna nii-öelda piirkond, kus käivad ikkagi turistid, et see enam ei majuta katastroofi piirkonnast loodud inimesi. Ja see jällegi minu informatsiooni järgi ei paigalda enam ükski hotell, et nüüd ehitatakse nendele inimestele juba uusi maju, ka telkmaju, et seal on juba teine süsteem, et neid hotelle muidugi, kusjuures ei olnud väga palju, kes üldse avasid oma uksi ja need hotellid, kes ka avasid, et ka neil oli mingi kindel limiit ja mingi ajaline limiit, sellepärast ka hotellid ju renoveerivad ennast või mitte ennast, renoveerivad ja jäi nagu ajaliselt puudu, sellepärast lubatigi olla umbes 1.–10. märts. Need hotellid on ka juba, need inimesed on juba tagasi sõitnud, et iga päev räägitakse, kuidas bussidega viiakse need tagasi. Okei, arusaadav, aga kuna Türgi on ikkagi väga-väga suur maa, eks ju, ja see Kagu piirkonnas toimus siis see tohutu katastroof, aga et kui palju üldse seda infot või seda teadmist või seda maavärina tunnet siis seal teie konkreetselt seal Alanyas tunnete või tundsite, et kas see tuli ainult uudistest või mingeid järelvõnkeid oli ka tunda koha peal? Ma räägin siis enda kogemusest, et mina elan Alanya kesklinnas ja ma elan natukene kõrgendatud kohal. Ja ma ütlen ausalt, mina ei tundnud ei esimest maavärinat ega teist maavärinat. Minu abikaasa tundis seda esimest, ütles, et natukene oli, kuna need olid, ütleme, see, mis jõuab siia, on järelvõnge, kuna need põhiplatoo ikkagi läheb ida-kagu poolt, siis see, mis jõuab juba siia, et neid võnkeid oli ka Põhja-Küprosel, Iisraelis, osaliselt vist räägiti ka Egiptuses oli tunda, aga mina kahjuks esimese ma magasin maha, teise ma pikutasin maha, et ma sain täiesti kogemata teada oma lapse kasvataja käest, et mulle teatud sõnumi teel, et lapsed on turvalises paigas õues ja ma ei saanud alguses aru, et milles probleem üldse oli ja ma küsisin, et mis nagu toimub ja siis nagu hiljem sain aru, et oli jälle maavärin, aga meil oli ta palju väiksem, et meil oli ta vist 4,5 palli, kui ma ei eksi. Ja seal oli ta üle 7. Aga kui kaugel te epitsentrist olete, ütle siis see ka ära. No see oleneb, see epitsenter on vaata nii pikk, on ja kui kaardi pealt vaadata, kas ta oli minust ühe Portugali riigi suurune, aga ligikaudu 500 kilomeetrit, 500–600 kilomeetrit, see on miinimum. Et Adana on meile muidugi lähemal, Adana on 480, kui ma eksi, ma võin praegu eksida, ma täpselt ei. Aga siin on pikk tee, kuna ta läheb väga sinka või anka mööda merekallast, et siin on jällegi sõita oma 6-7 tundi. Aga siis see 4 palli on ikkagi mingi selline number, mida tavaliselt inimene ei tunne isegi. Et tassid laua peal värisema ei hakka või? Tead, see on jälle väga erinev, sellepärast see oleneb sellest, kus sa elad või kui madalal sa nagu oled, et
osad, ma ei tea jälle, kas see on tõele vastav informatsioon, sest et Instagramis ja igal pool levib igasugust infot, et osadel siis nagu lühtrid käisid, ma räägin Alanjast. Aga ütleme kõige selline tugevam ja ebameeldiva maavärin oli minul täpselt 9,5 aastat tagasi, kus oli, kas oli 5,9. Vot siis oli ikka tunda ja kas 3-4 aastat tagasi oli Alanjas 5,4. Vot siis küll telekas nagu ka mängis. Natukene kõikus. No ta ikka kõikus ja, aga ta ei ole nagu selline, et ta kestab niivõrd vähe, et juba selleks ajaks, kui sa nagu aru saad, siis. Et kõige selline rängem maavärin, mis teie piirkonnas võiks toimuda või on toimunud, on ikkagi selline, mis tasse laua pealt alla ei kukuta, mingeid selliseid. Ei kukuta. Ja lihtsalt kuna eestlasele on ikkagi maavärin väga tundmatu nagu teadmine või Nad kujutavad ette, et kõik laguneb kohe. Ja et meil ei ole seda isiklikku kogemust, siis sellepärast see on nagu teema, mis meid huvitab, eks ju, ja seda kogemust läbi teiste siis on hea teada, et kuidas see olukord siis on. Nii et tegelikult isegi, kui Alanjas midagi väriseb, see on selline seismeline maa, eks ju, et siis tegelikult turist ei pruugigi aru saada, et seal väriseb midagi. Sa ei pruugigi aru saada või isegi kui väriseb, siis sa võid alles hiljem teada, sa mõtled, et huvitav nagu siuke imelik tunne oli sees. Ja hiljem võib-olla sa uudistes sa oligi, on ja. Et see ongi ja see väga palju on ka sotsiaalmeediast, et sul võis tunduda midagi, aga see võis ka midagi muud olla, siis teed sotsiaalmeedia lahti, vaatad, esimene inimene kirjutab, teine inimene kirjutab, aga ma ei tea, kas minu keha on alla andmas või, aga see aasta ma ei tunne mitte midagi. Ma tõesti kohalikud inimesed tegelikult siis sellele maa värisemisele nagu mingit tähelepanu ei pööra, kedagi ta ei ohusta. Alanja piirkonnas. No ja, just see piirkonnas. Alanja piirkonnas ei, muidugi mujal, ütleme seal, kus need platood liiguvad, kindlasti inimesed tunnevad hirmu. Aga Eesti meedias näiteks ei räägita, aga eelmine aasta oli ka ühes linnas, mis on ka praegu väga tugevate russudel, oli ka väga tugev maavärin ja minu tuttavad olid ka seal. Nii et see on selline asi, mille vastu nagu ei saa, see on loodus. Aga meil on Kagu-Türgi, millest siis? See on ikka, sinna tuleb ikkagi, see on ikka nii kaugel, et see tuleb lennukiga lennata. Aga Alanjas me ei ole nagu sellises kohas, kus see maa väriseks nii tugevalt või nii tihti. Ma ise julgeksin elada, kui see oleks tõesti minule ohtlik, aga ma ei tunne mitte mingit ohtu. Ja kunagi ei viida turiste sinna, kus on ohtlik, et reisijate turvalisus on prioriteet number 1 alati. Ja, muidugi. Et see on ka kindel. No, aga vähemasti on siis maavärina teema meil nüüd natukene lähemaks ja selgemaks saanud, mis on väga tore, et kõik on ausalt nii-öelda, kaardid on avatud, et tegelikult me ei pea hirmu tundma, kui me läheme puhkusereisile Türki ja isegi kui seal natukene on mingid värinad, siis see on selline värin, mis ei ohusta kedagi ega ei hirmuta isegi mitte kedagi. See on nagu oluline teave. Ja elu läheb edasi, midagi teha ei ole. Ja eestlane, kes elab Alanjas, elab selle rahulikult üle ja ei muretse oma pere. Magas selle kahjuks maha. Eestlane magas selle maha lausa. Kena, aga see on üks asi kindlasti, mis meid huvitas. Ja siis teine võib-olla selline suurem teema on ikkagi igasugused sõjapõgenikud, eks ju, mis on seotud siis Ukraina sõjaga. Et kas sa tunnetad seda, et teil on ka neid sõjapõgenikke, et Eestis meil on väga palju sellisest slaavi keelt tulnud tänavapilti juurde, kuigi me ei tea isegi, kes nad täpselt on, eks ju, et kas nad on venelased, ukrainlased, valgevenelased. Kuidas sina näed ja tunnetad koha peal sellist olukorda, et kas on rohkem kui tavapäraselt?
On rohkem, neid hakkas rohkem tulema just Ukrainast peale siis sõja algust. Ja noh, see on jälle, vaat ei tea, et mis rahvuses, kuna nad räägivad ikka ühte keelt. Noh, ukraina keel on küll natukene võib-olla teistsugune, aga ja ka eelmise aastaga võrreldes on rohkem neid. Nüüd viimasel ajal kahjuks, kuna elamislube hetkel ei väljastata, on nende arv vähenenud. Aga jah, ikka tänavapildis on nad täitsa olemas. Nad on alati olnud. Nad on alati seal. Anna, kuidas täna Türgis üldse saab elamisluba? Esmast elamisluba praktiliselt ei saa. See protsess on nüüd 3 kuuks kinni pandud, kuna see protsent, välismaalaste protsent on nii suur, et mingiks ajaks on see peatatud, seda on raskendatud ka, ütleme, me räägime siis turismiviisast või elamisloast, turismi elamisloast on ka pereelamisluba ja tööluba. Et ütleme, 2. ja 3. kordse elamisloa uuendamine on ka selline raskendatud protsess, et nõutakse rohkem, nüüd nõutakse ka, ütleme, sissetulekuid, ametlikke sissetulekuid Türgi panka ja rohkem dokumentatsiooni, et ma iga päev kuulen kuskilt, et jälle nagu kellegile ei väljastatud elamisluba. Jah, nii ta on. Need, kes tulevad pikemaks ajaks nii-öelda talvituma Türki? Me räägime siis elamisloast, mis tähendab seda, et sa tahad riigis olla rohkem kui 90 päeva. Okay. Et kui sa oled 90 päeva ja siis sõidad välja, oled 90 päeva jälle välja, sa tuled uuesti, et see on täitsa, see on lubatud, aga väga paljud just ütleme slaavi riikidest. Türgi on selline hea, mugav riik, et suve on eriti Alanya, sul on suve, sul on meri, sul on päike, võrreldes Põhjamaadega talv on väga-väga suve ju, lund ei ole. Hinnad on võrdlemisi ka odavad kui nende koduriigis, et see on nende üks väga-väga mugav selline pelgupaik. Anna, aga räägime hindadest. Sa ütlesid, et hinnad võrreldes varasemaga on oluliselt tõusnud. Et ma ei tea, too mõned näited. No ma ütleks, et kõik asjad on tõusnud. Ma arvan, et ka Eestis on niimoodi, et esiteks Türgi liir on, inflatsioon on ikka väga tugev, liir kõigub edasi-tagasi. Aga jah, hinnad on ikka märgatavalt tõusnud, nii toiduhinnad kui üürihinnad, elekter, vesi, no kõik, et tuleb ikkagi arvestada sellega, et ta ei ole enam võib-olla nii odav, kui ta vanasti oli. Taksohinnad on siis ka kõrgemad. Takso hind, kus juures see oli kas paar päeva tagasi nüüd öeldi ametlikult, et miinimum alustamistasu on 45 liiri. Kui kellelgi on kalkulaatorit 21, siis 40, praegu on kurss 1 euro on 21 liiri, vist peaks olema. No siis üle 2 euro veidi. Et see ei ole nüüd teab, mis suur summa. Aga ühesõnaga, et need hinnad on nad tõusnud küll, aga ma kujutan ette, et eestlane ju armastas väga käia Türgis lihtsalt shoppingul, et see, mis puudutab nagu ostukeskusi ja ostlemisvõimalusi, siis need hinnad on ju ikkagi soodsamad kui meil, ma kujutan ette. No see jälle oleneb, kuhu sa nagu shoppama tahad minna. Et siin on nagu 2 sellist varianti, et kas sa siis tahad minna, kuidas nad räägivad, need tänavapoed, kus müüakse T-särki ja täksaseid on ju. Jah, et ma ei tea, kuidas seal täpselt nüüd, ma ütlen ausalt, käsi südamel ma ei ole käinud, aga eestlaste väga suur lemmik LC Waikiki on ju, mis on ja sinu lemmik ka, et võtame näiteks, ostsin poisile püksid soodustusega 250 liiri. No, arvutage nüüd. 10 euri natuke peale. Nii. 12. T-särgid lapsele 150 liiri on ju. Pesu, näiteks ütleme
sa tahad näiteks kas mingit pidžaamat või midagi, no näiteks 400, alustame 400 liirist. See on siis näiteks Penti, EC, Waikiki. Aga meie on ikkagi soodsam. No eks ta on ikka soodne, meie jaoks on ta ikkagi soodne. Aga näiteks restoranides, ma ei tea, too näide, kui just need inimesed, kes tulevad tavaliselt Alaniasse, nemad ju tahavad hästi palju väljas söömas käia. Ma ei tea, too mingi lihtsa koha näide, mis hinnaga kõhu täis saab täna, too mingi parema restorani näide. Ma olen suga käinud küll seal paremates kohtades. No teeme nii, et no näiteks selline, kui sa tahaksid näiteks, ütleme, kas ütleme sinu kebaabi, lemmikkebaabi, no alustame 50-60 liiri. Kui sa tahad ikka konkreetselt nagu nautida toitu, minna näiteks sõpradega välja ja ilusasse maitsvasse restorani, kus sul on siis mese, kus sul on liha või kalmaarid, krevetid, kui sa tahad juurde võtta näiteks veini ja vett. No tuleks arvestada niimoodi, et no 4 inimese peale kuskil 1500 liiri umbes. 1500. Mingi 70 euri umbes 4 või? Jah. Aga see on ju meie mõttes. Ma mõtlen, see on umbes niimoodi, kui sa võtad, see ikkagi ei pane, no näiteks ma toon näite, käisin abikaasa lapsega söömas, me võtsime väikse pudeli veini, abikaasa võttis raki, poiss võttis endale mahla, me võtsime 4 meeset, pelmeenid ja oli 2 peale liha. Me maksime 1480 vist, aga see oli soodustusega, nii et noh, ütleme niimoodi, et 1500-1600. See oli mingi aga kõhu saime ikka korralikult täis, et mitte, et me korralikult saime kõhu täis. No ütleme nii, et 20 eurot inimese kohta. Aga see jälle, see kõik on, kui sa lähed näiteks, ütleme sellisesse kohta, mis on ütleme need uuemad kohad, mis on nüüd avatud ka slaavi rahvaste poolt, et no seal on kallim, seal on ikka sellised Eesti hinnad. Aga räägime ka nendest hindadest, et sina teed ka ekskursioone Alania piirkonnas, sellised privaatsed ja oma autoga ja te käite erinevates kohtades. Kas need sissepääsu hinnad ja need on ka tõusnud või? Sissepääsu hinnad on, no näiteks eelmine aasta oli väga paljud näiteks, kes Alaniasse tulevad, et mis see number 1 koht, mis neile meeldib, on siis Alania kindlus ja siis see köisraudtee. Ma ei tea, Liis, kas sa oled käinud seal? Ma ei ole köisraudteel käinud. Ei ole. Selle hind on nüüd tõusnud. Ma ei hakka valetamas, ma täpselt hinda ei tea, sest et ta tõusis hiljuti ja ta tõuseb paar korda aastas. Kindluse hind on ka tõusnud, ma ei hakka valetama jälle, ma täpselt hinda ei tea, sest hinnad tõusevad või vahetuvad tihti. Aga eelmine aasta näiteks Tim Koobas oli 6 eurot inimene, minu teada ta on juba 9 eurot inimene. Kas kuulete? Kas sa kordad korra? Ja, et mis kohast ma kordan? Sellest viimasest kohast. Et ja Tim Koobas oli eelmine aasta 6 eurot inimene ja see aasta on ta 9 eurot inimene. Ja, et Zapadere kanjon oli talvel, ma käisin paar kuud tagasi, oli ikka sama hinnaga, et vaatame, kas ta tõuseb veel või ei tõuse, kuna nad renoveerivad. Ütleme, need on ikkagi need paigad, mis on, nad on ikkagi ära puhastatud, hooldatud, valgustatud, et ma ütleks ausalt, et ma täitsa saan aru, miks, sa ikka aru saada, et sa maksad raha, kui on asi ikka hooldatud ja mingi valvur on ees ja et keegi sulle liiga ei tee või jah. Et teenus ise läheb ikkagi ka paremaks, mitte ainult hind ei tõuse, vaid teenus. Absoluutselt läheb ja ma ütleks näiteks seda, et selle ajaga, kui me rääkisime siin sõjapõgenikest või siis mobilisatsioonipõgenikest, et peale seda aega nagu kuidagi asjad liikunud nagu paremuse suunas, et inimesed nagu õpivad üksteiselt ka väga palju, et kuidas seda teenust professionaalsemaks teha. Konkurents on tulnud, mis paneb inimesi jälle rohkem motiveerib paremini veel töötama, on ju. Aga ma tahakski tegelikult küsida, see viib mind sinna mõttele, et me ju teame, et türklased on tegelikult väga head teenindajad, eks ole. Aga nendes hotellides
seal on ju tohutult neid hotelle, oli ikkagi teenindajaid väga palju väljaspoolt Türgit. Et need olid vanad sotsmaade nii-öelda inimesed, Kesk-Aasia inimesed. Et kuidas sulle praegu tundub, et kes valdavalt moodustab siis teenindajad, kes on hotellid? Need, kes hotellis töötavad välismaalastena, on pigem animaatorid siis. Animaatorid ehk siis, kes tegelevad, teevad siis showsid inimestele, lapsehoidjad, kes tegelevad ka lastega, sellised. Need tavaliselt, ma olen tihti ka nüüd näinud, et otsitakse just juba ütleme nende välismaalaste seas, kes Alanyas elab, et nende seast otsitakse, sellepärast, et siis on kergem korraldada elamisluba ja ei pea korraldama pileteid läbi erinevate firmade. Sest et üldjuhul, kui sa töötad hotellis, enamik inimesi ei ole ikkagi nad ei ela konkreetselt kas siin. Et nad tööpäevad on 6 päeva nädalas ja nad elavad lodžmanides ehk siis nagu hotelli juures olevates väikestes ühiselamutes. Aga neid jagub või? Kas neid jagub jaa, aga ütleme niimoodi, et võtta välismaa töötaja endale, sa pead ikkagi ära tõestama, et ta on selline, kes ei suuda ära teha seda tööd, mis Türgi inimene nagu suudab. Aga türklane ise on üpris aktiivne ja tubli ja selles mõttes, et ei ole mõtet enam uhkustada, et oi, ma tean seal 4 keelt, et sa võid turule minna ja vana memm räägib sulle saksa keeles, inglise keeles, vene keeles, et nad õpivad väga kiirelt ikkagi ära. Et nad on ikka väga tublid. Seal Alanya piirkonnas on ka palju selliseid turiste, kes tulevad ja näiteks rendivad korteri endale nädalaks 2. Mis nende hinnad umbes võiksid olla, et on ka ju sellist turisti meil? No ütleme nii, et kinnisvara hinnad on kahjuks väga-väga tõusnud. Ja paljudel eestlastel on isegi korterid seal Alanya piirkonnas, ma tean ise isiklikult. Et olenevalt sellest, mis piirkonnas sa elad, ütleme, kui sa oled pikaajaline üürnik, siis see üür võib-olla ei ole nii üüratu, aga kui sa, ütleme, see väga populaarne asi, et ma rendiks suveks, no siin on ikka, oleneb muidugi kelle käest sa üürid ka, alustame, ütleme 500-600 eurost ja kuni 1500 umbes nii, et millise pakkumise sa saad. Ma olen vaadanud, silma peal hoidnud ka Airbnb-l on väga head pakkumised, et võib-olla otse niimoodi, et tulla kelle käest üürida, et üpris kallis, ma ütleksin. Lihtsalt sellel aastal on nagu inimesed ei taha nagu aru saada, et miks pakettreisi hind on nagu nii palju tõusnud, aga tegelikult ongi põhjus, et teil on seal, ma ei tea, elu tõusnud, eks ju, toit, rent, kõik need asjad ja sellepärast on ka pakettreisi hind kallimaks läinud. Väga paljud võib-olla ei saa aru ka, mis pakettreis nagu tähendab, et sina tahad oma raha saada, firma tahab oma raha saada, partner tahab oma raha saada, lennupileti hind on päris kallis. Lisaks siin olevad hotellid, ma ütlen ausalt, me oleme sinuga sel teemal nagu rääkinud ka, et näiteks kui mina, kes ma elan siin, ma ei ole kunagi käinud, ma vist 1 korra olen ainult käinud ühes hotellis puhkamas, see on lihtsalt nii üüratu kallis, et see hind tuleb minu jaoks sama, mis sina pakud eestlasele koos lennupileti ja transfeeriga. Ja, et minu jaoks nagu siia puhkama 2 päevaks minu jaoks hotelli, 5-tärni hotelli on sama hea, kui sina pakud tegelikult eestlasele 7 päeva koos lennupiletiga. Aga inimesed nagu tihti arvatki, võib-olla selline vana stagnaaegne mõtlemine, et Türgi on nagu nii odav, et ka mina näiteks otsisin endale hotelli Kaši piirkonda ja see oli lihtsalt nii üüratu kallis kogu see meie pundi peale, et mul on odavam üürida kas korter või villa. See on lihtsalt nii kallis, hotellid on nii kalliks läinud, aga see on arusaadav, kuna elektri hind on väga-väga palju tõusnud, vee hind on palju tõusnud, et need arved on hotellidel nii suured, et ega muud võimalust üle jää, kui hind tõuseb. Kas teie perel on hotell jätkuvalt alles või? Meie hotellil on hotell ja meie perel on ikka jätkuvalt alles ja täitsa töötab.
aga teie olete samamoodi ilmselt pidanud oma seda ja olemegi pidanud, sellepärast et elektri hind on niivõrd tõusnud, et muud valikut üle ei jää. Nojah, see, et inflatsioon rendi hind ka, sa kas maksad siis näiteks, isegi näiteks siin rannas, kus ma istun, et see rendi hind on nii kõrge, et see on väga suured summad. Anna, too meile ka see näide, et te teete seda veesporti seal Kleopatra rannas. Ma ei tea, mis ala eelmine aasta te küsisite mingi ühe seal atraktsiooni eest, mis sellel aastal te peate küsima? No ligikaudu ma olen vist nii halb abikaasa. Ma täpselt hindu ei tea, aga ma tean seda, et igal asjal on kuskil 10-15 eurot nagu pandud juurde. Et see ongi normaalsus, eks ju? Ja, no kütus on ka selline asi, mis tõuseb. Kuule, aga räägi, mis toimub lennujaamades. On sul infot selle kohta ka, et kas on seal nagu kõik nagu vanaviisi või on seal mingid ummistused aeg-ajalt või on mingid... Me räägime Antalyast. Jah. No ma käisin detsembris, lendasin Pariisi ja no ta on ikka päris ütleme aktiivne, see oleneb ka, mis kellaajal sa tuled, et meil läks küll õnneks väga üpris kiirelt, aga jah, ei ole nii aktiivne kui Tallinna lennujaam. Hinnad, mis ajasid mulle noa südamesse. Et hinnad on nii kõrged Antalya lennujaamas. Aga muidu nagu teenindavad ära turiste, et seda nurinat ei ole nagu laiali läinud seda infot, et oleks midagi teistmoodi või et nad ei saa hakkama. Et kõik on nagu selles mõttes lennujaam toimib hästi ja saab selle massiga hakkama, kes sealt läbi... Me ise lendasime ka detsembris, sama teema oli selles mõttes oli päris, ma ei kujutan isegi ette, et detsembri lõpp võib olla nii populaarne, et aga ma saingi aru, et inimesed lendavadki talveks samamoodi talvepuhkusele Türki, et rahvast oli lennujaamast palju, aga ma ei Sa räägid detsembri Antalyast või? Ja. Ja vaata hästi paljud ju türklased ise tahavad ju ka puhka minna, arvestades Sun Express näiteks teeb väga häid pakkumisi nii Inglismaale kui Saksamaale ja Pariisi. Et nii nagu ütleme, eestlane tuleb siia puhkama, lendab siis türklane kuhugi mujale puhkama ja väga paljud ütleme niimoodi, et need, kes elavad siin kas siis sügisel, ütleme sügisest kevadeni on ja, et väga paljud sõidavad ka või lendavad jõuludeks koju, jõuludeks ja aastavahetuseks. Et soomlaste seas on see väga populaarne, aga soomlased on nüüd tihti ikkagi kasutavad seda Alanya lennujaama. Aga kas midagi maskidest ja koroonast ka veel räägitakse või see on juba unustatud kõik Türgis? See on juba ammu unustatud. Ei ole, ei ole meil maske, ei ole jah. Ja hotellid ei ole ka mingeid eri kohtlemisi seal? Ei ole. Tulenud, eks ju. Ma olen juba ise ära unustanud, ei ole. Enam ei ole midagi. Ma arvan, ega teil ka vist Eestis ei ole midagi enam. Kõik on vabatahtlik, jah, et kes peab vajalikuks, see kannab ja kes ei pea vajalikuks, eks köhijaid ikka vaadatakse veidi teistsuguse pilguga, ma arvan. Ja. Meil on ei lähe. Ja meil oli pigem koroona asemel oli päris tugev gripilaine oligi detsember-jaanuar, mis oli minu arust halvas nagu päris tugevamini kui koroona too aeg. Aga ja ka siis kõik köhisid, ega keegi maski ette ei pannud. Et teadlikkus ikkagi ei ole kasvanud? Ei ole. Et õppetundidest ei ole? Ei ole. Ära. Aga kas meil on veel midagi, mis meil vist ei ole, meil esimesed lennud tulevad aprilli esimese nädala lõpul vist või teise nädala alguses. Loodan, et olete siis valmis meid vastu võtma. Ma arvan, et Türgi kui selline sihtpunkt on vaatamata inflatsioonile ja hinnakasvule endiselt hinna ja kvaliteedi suhte mõttes väga hea. Et see on see... mis eestlasi ikkagi köidab, on see väga hea teenindus, väga soe ilm
ja ikkagi. Ilus loodus. Just. Evelin, kas sa tahad midagi küsida, ma ei saa aru? Ja tere päevast, tervitused Türki Kirjalinnast. Ja minul on küsimus tõesti, et eestlaste seas läheb järjest populaarsemaks ikkagi ise sõita ringi ja rentida omale auto. Et on olnud kuulda siin viimasel ajal foorumites teemal, et ikkagi nõuab Türgi seda rahvusvahelist luba. Et kas selle kohta on ka viimasel ajal uudiseid, et on nad tihedamalt hakanud kontrollima, on autorendifirmad nõudma seda hakanud või käib kõik edasi euros? Minu teada sobib väga ilusti Eesti luba, ei ole rahvusvaheline. Ma pakun, et see küsimus on pigem selleks, kui sa oled siin pikema aja jooksul. Kui sa juba elad pikemalt siin, aga kui sa tuled lihtsalt autot rentima, siis piisab Eesti loast vähemalt nii palju, kui mina täna Alanya piirkonnas. Aga selge, aitäh! Ole tänu! Veel seda sult, et kuna sina teed ise ka neid ekskursioone väikestele gruppidele, siis mis on need põhisihtkohad, kus teie läbi käite ja mida nagu kindlasti peaks see turist tulema vaatama selle Alanya piirkonnas? No, mina teen reise siis teisel pool Alanyat, mitte Antalya poole, vaid mis läheb juba Gazipaša poole ja põhiliselt, mis inimestele väga meeldivad, ongi see Tim Koobas, mis on hästi suur, ta on üks suurimaid Türgis, kui ma nüüd ei eksi, kas oli esimesel või teisel kohal. Sabadere kanjon, mida ka paljud vist võtavad läbi Eesti turismifirmade eraldi on ju. Et Sabadere kanjon ja Sabadere kanjonid nüüd jälle renoveeriti ja laiendati ja see on hästi suur seiklusrada. Ja lisaks see kuningate orga, sinna nüüd väga keegi ei vii peale vist minu, et ta on selline eraldatud kohas banaaniistanduse vahel. Et väga-väga soovitan, kes ei taha võib-olla minuga seiklema minna ja saavad ise auto rentida, et Google Mapsis vaadake, selle nimi on Deliktenis Kraalkoju. Et väga-väga ilus koht ja vaatamisväärt ja seal on kõrval ka Antioquiat, Kraakumi varemed ja saab ka Siedra varemetest läbi käia, et väga soovitan. Ma siia vahel ütlen, et Annal on Facebookis ja Instagramis leht Seiklused Alanjas, et kui mingid küsimusi tekib või ekskursioonisoove, siis... Ja. Või selle kanjoni nime tahaks kirjapildi saada. Just, või mõne hinnaga. Ma saadan Liisule pärast selle kanjoni ja ma soovitan Alanya kindlust ka külastada, seda kogu aeg laiendatakse, puhastatakse, renoveeritakse maju, et ta on iga aasta külastamisväärt, et sinna saab ka jala, kes jõuab trenni teha, et väga-väga ilus on. Köisraudtee on ka hästi... Köisraudtee on ka, aga sinna on tehtud selline pool matkarada nüüd, nii et väga hästi pääseb ligi ja tõesti väga kihvt on nii päeval kui õhtul ja õhtul saab seal sööma minna ilusate vaadetega. Nii et Türgi ikkagi pakub väga palju põnevat, väga palju huvitavat. Läheks veel liidim suuremaks. Välja käia veidike. Ja hea söök on seal alati. Ja muidugi kõige toredam on see, kui sul on oma selline eestikeelne giid koha peal, kes kõike teab ja annab otse infot, nii et aitäh, Anna. Aitäh, Anna. Meid ka toetamast infoga ja nii-öelda see otsepilt Alanjast ei valeta kunagi, see on nagu hea. Ma näitab teile natukene otsepilt. No täna on pilvesilm, ma näen. Aga meil paistab. Ja. Aitäh, Anna. Ma usun, et paljud said oma pildid selgemaks. Ja, teeme nii. Aitäh sulle. Tšau.